Suvise linnas üles Tallinna lahel purjetavad sportjahid. Käes on Melges 24 paadiklassi meistrivõistluste teine võistluspäev. Oleme valmis kohe merele minema. Tuul on nordvestist kuskil 5 meetrit sekundis. Eilse päeva seisuga on esikohal Rock City Eesti võistkond 9 punktiga, teisel Suksu 15 punktiga, kolmandal endade tunnistajatega Lenni 17 punktiga. Vaatame, mis täna põnevat saab. Purjetamisvõistluseid on tore pealt vaadata nii rannal promeneerides kui jahipardalt. Just nagu vanad merekarud seda teevad. Purjetamise võistlemise jaoks on siin parimad tingimused, mida Põhjamaal üldse olla saavad ja siin võistlevad nüüd Eesti ja Soome Melges-klassi jahid. Neid on 10 tükki ja praegult tänase päeva sõit, mida me just jälgisime, Eesti purjetajaid saatis suur edu. See oli lihtsalt uskumatult ilus sõit nende poolt ja suurem osa nendest valis ka õige raja poole. 8 sõidu kokkuvõttes juhib vähima punktisummaga 17 punktiga jaht nimega Rock City Tiit Vihuliga roolis. Nii nende tiimi kontol kui 20 punktiga teisele kohale jõudnud Tõnu Tõniste Lennil on 3 esikohta. Täna sai startidest enam-vähem normaalselt minema, läksid täitsa vetsa kõik ja siis ei teinud lollus ise nii palju kui eile. Et selles mõttes tuli 2 sõiduvõitu ja esimesed 2 sõitu seal oli niimoodi, kus teksid keerulised situatsioonid, kus ei oleks võinud paremini lahendada, et sai mõned kohad kaotatud, aga kokkuvõttes saime rahule. Puhanguti pea 10 meetrini küündives Põhjakaare tuules kihutas end 3. soomlaste Lumi kokku 26 punktiga. Meie Ants Haaveli Fredist lahutab neid vaid 1 kohapunkt. Samuti on poodiumi koha peal väljas Peters Raskini Suksu. Homme on avatud Eesti meistrivõistluste 3. ja ühtlasi viimane päev. Kalevi jahtklubis toimuval auhinnatseremoonialt viivad medalid koju need, kes vähem eksivad. Vaata, kas sa näed seda märki ka, mida nad võtavad?